Külanimi Kiikla eeldab, et selles külas peaks ka suur külakiik olema. Aga nii kummaline kui see ka pole, on Kiikla kiigeta küla. Täna oli aasta ainus päev, kui selles Alutaguse külas korralikult kiikuda sai. Kiikla kiigepäevale toodi kohale kiikingu kiiged. Väga lahe, ma olen paar korda teinud, aga väga meeldiv. Aga suvel võiks kindlasti olla rohkem selliseid päevi, kus saab käia kiikumas ja teha selliseid lahedaid asju. On ka rahvatantsurühm Kiigelind, mis Kiikla küla nime õigustab. Aga me oleme üritanud parandada siis seda puudust ja kord aastas korraldame kiikepäeva, kus me siis kiikuda saame Kiiklas. Ja täna on siis ka 2 kiikingu kiike ja mõlemi kiige vist oli kõige kärmem kiike, kes kõige rutemini saab ülevõlli kiigutud, saab siis ka lõpuks premeeritud meie potiga. Veel paar aastat tagasi peeti Kiiklas keha- ja kultuuripäeva. See on viide ühe küla spordipäevale. Korraldajad otsustasid aga kiige sümbolit rohkem rõhutada ja nii saigi Kiikla oma kiigepäeva. Aga sport jätkus ka tänasele kiigepäevale. Karupoja jooksust alates ja Kiikla rammumehe selgitamisega lõpetades. Läti Madonna Novadi rahvaga saab Kiikla küla hästi läbi. Küla näitetrupp Käbid ja Kännud on seal esinemas käinud ning Kiigelinnu rahvatantsijad lähevad paari nädala pärast lätlastele külla Balti Keti aastapäeva pidama. Узнаем побольше не только о культуре этого одного и другого народа, но и о том, как они работают, какие у них проблемы, которые какие-то экономические ситуации. Vaatan ka lätlasi, et kui seal on pidu, siis seal peol on ikka rahvast ja pidu ikka tõesti kestab, ikka poole ööni tantsivad ja et meil eestlased on selles suhtes natukene leigemad. Et tahaks olla nii nagu lätlased, me võtame neist eeskuju. Tegelikult on ka mälumäng sport ja täna peeti Kiiklas Eesti-Läti mitteametlikku maavõistlust mälumängus.